Alates homsest näidatakse elektribörsi hinda veerand tunni täpsusega, mitte enam tundide kaupa nagu seni. See tähendab, et hind võib lühikese aja jooksul kordades ka tõusta või langeda. Odavate tundide jahtimine või odava hinna jahtimine on mõnes mõttes rahvussport, et nüüd on siis, et tuleb odavaid veerand tunde jahtida. No põhimõtteliselt jah, kui on 15 minuti mõõtmine, siis tuleks tähelepanu pöörata nendele tundide, kus see 15 minuti hind on kõige soodsam. Homsed elektrihinnad on avalikud ning algava uue ajastu iseloomustamiseks 2 tähelepanekut. Näiteks homme enne kella 5 õhtul on 15 minutiks kallis hind. Enne ja pärast seda on elekter kordi odavam. Ka kõige kallima tunni ehk kella 20–21 sees erineb hind pea 2 korda. Kui arvesti loeb ainult tundide kaupa, maksate edasi keskmise hinna järgi. Muudatus puudutab umbes 110 000 tarbimiskohta. Meil mõõtepunkte kokku on ligi 670 000, 680 000. Aga kui me nüüd räägime energiamahtudest, mida tegelikult see 110 000 mõõtepunkti ära mõõdab, siis võrku antavatest kogustest ehk elektritootjate poolt, see mis võrku antakse, on tegelikult 15 minutiga mõõdetud 99% ja kui me räägime tarbimismahust, siis ligi 75% tarbimisest on samamoodi 15 minutilise intervalliga mõõdetud. Lihtsamalt öeldes, veerand tunni täpsusega arvestid on neil, kes lisaks tarbimisele annavad ka voolu võrku. Ka teenima hakkate veerand tunni täpsusega. Kui olete ainult tarbija, saate iseteeninduses kontrollida, milline arvesti teil on, sest reeglit ei ole. Varem paigaldati lihtsalt see, mis laos olemas oli. Korras arvestite ümbervahetamist ei plaanita. Kuid eks elektrit tuleb enamasti kasutada siis, kui vaja, olenemata hinnast. Hea uudis on see, et sügiseks prognoositakse hinda küll keskmiselt kallimaks kui suvel, aga odavamaks kui eelmise aasta sügisel. Madalat hinda, nagu me juulikuus nägime, me kindlasti sügiskuudel ei näe, et siin on juba ainuüksi see, et nõudlus on sügiskuudel suurenemas ja pakkumine teatavasti vähenemas, kuna enam ei ole nii palju taastuvenergiat ehk siis päikest ja tuult. Aga see, et me kuskil väga kõrgeid hinnatippe näeksime, seda ka ei ole oodata või karta, sest et praegusel hetkel mõlemad ühenduslülid Soomega on töökorras. Kellel on elektri fikseeritud hinnaga pakett, neid kogu eelnev jutt ei puudutanud.